Siis ma räägin mõningaid tunnistusi veel, 2 päästetunnistust. Ma räägin ühest inimesest, aga enne kui ma neid asju räägin, ma küsisin Püha Vaimu käest, et mida tema tahab, et ma veel juurde lisaksin, et ma lihtsalt, et see ei oleks kuiv tunnistust, vaid seal oleks ka sõna ja evangeeliumist teeb oma tööd. Ja mul tuli selline sõna Ilmutuse raamatust 12:11 ja nemad on tema võitnud talle vere tõttu ja oma tunnistuse sõna tõttu, ega ole oma elu armastanud surmani. Ma mõtlesin, vau, et need on need tunnistused, mida me siin teeme. Et muidu, nagu Püha Vaim ütleb, et me räägime ainult, mida hingevaenlane tegi. Ta tegi seda ja toda ja mul on see ja teine ja kolmas. Sellest peab ka rääkima, aga kuidagi Jumal ütleb, ma tahan, et räägi Jumala sõna minu ellu. Räägi seda, mida Jumal selles olukorras näeb ja mida Jumal saab teha. Et kuidagi me unustame ära, et kui see mure on nii suur, siis muudku piuksume seal, et see ja teine ja kolmas. No vot, ja siis tuli siuke lugu, et Jumal, me olime TTT-l Tartus 3 päeva. Ja seal me palusime ühe sellise palve ja kui me palusime enne teenistuse algust, et Jumal puuduta seda rahvast ka, kes pole üldse kuulnud, et see võidmine, mis siin kirikus on, et see läheb välja tavainimeste peale. Palusin, ma mäletan kohe, mul käis nagu klõks seest, kui ma selle välja ütlesin. Ja sellel 3. päeval, kohe kui see teenistus lõppes, siis helistas üks naisterahvas ja ma tahan kohe ja ma tahan, et sa kohe palvetad ja ma ütlesin nüüd kohe küll, et ikka need oma tööasjad ära tegema, mis meil on ette määratud ja aga et võta aega ja siis ta helistas veel ja kohe ja siis ma ütlesin, et olgu, et saame kokku. Aga et sina sõidad Tallinnasse, mina Tartus ei jõua enam sinu juurde. Et ma pean nagu viimased, muidu ma mõtlesin alguses, et ma lähen viimasel päeval, aga ma tundsin, et ma ei pea minema, et sellel inimesel on vaja jõuda sellisesse olukorda, et ma vajan Jeesust. Püha Vaim ütles nii, et lase sõidab, et las sõidab. Kui tal on vaja, las ta tuleb. Ja lasingi tal siis sõita, tuli Tallinnasse ja ta oli nii kinni ja lukus ja küsisin Püha Vaim, et mis see on ja ta ütles, et tal on väga rasked hingehaavad, et tal on väga raske lapsepõlv olnud ja ta kõik oma siuksed mured nagu kinni katnud ja südamesse peitnud ja ta ei suuda ennast kellelegi avada ja ta ei tahagi rääkida. Ja ma ütlesin, mis mina pean tegema, sest kui ma inimesega räägin, siis tema räägib ja mina küsin, et mis on järgmine samm. Ja ta ütles, et seo lahti vaenlase köidikust tema meeled Jeesuse nimel, mis on lahti päästetud taevas, see on ka maa peal. Ja ma sidusin, ma ei ütlenud ühtegi sõna, sest see inimene oli päästmata, ta ei teadnud Jumalast mitte midagi. Vaatasin talle otsa ja ütlesin, et Jeesuse nimel ma seon lahti su meeled ja mõtted ja kuulutan need vabaks Jumala sõnale. Ja siis järsku läks tal tegi siukse silmaliigutuse, nagu oleks lahti läinud. Ja siis ta hakkas rääkima, et tal oli autoavarii ja oli selg vigastatud ja jalaluu murd ja siis oli opereeritud ja ka selle tagajärjel on üks jalg lühem. Ja nüüd ta veidikene nagu lonkab, aga selle lühema jala peal on see koormus, kui ta käib. Ja see tekkis sinna kulumine. Ja räägib need asjad ära ja mina rääkisin, et see on nüüd küll, et ta on kõik arstid läbi käinud ja kõik, aga ta pole abi saanud. Aga et ta ei tulnud nii palju abi pärast, aga ta tahab Jumalaga kokku saada. Ta tahab, et Jumalaga saaks asjad kokku, et tema saaks Jumala lapseks, et ma ei tea, kuidas seda saab, aga ma tahan saada Jumala lapseks. Saad sa ütles, et tervis on teisejärguline, aga ma tahan Jumalat, ma ei suuda enam ilma elada. Ma ei tea isegi, mis ma tahan tast ja siis küsisin jätkuvalt, et Jumal, et
kust ma siis alustan, sest alati inimesed küsivad ka minu käest, kuidas sa alustad, kui inimene ei tea Jumala sõna, ei ole iial lugenud ja et ma ei saa talle ka sõjaga kohe peale lajatada, kui ta sellest mitte midagi ei tea. Ja ikkagi meeleparandusest ja ma rääkisin talle meeleparandusest, sest ma nägin, temas oli lausviha, andeks andmatus ja ta ei suutnud andeks anda. Sest peres oli palju tülisid ja omas isiklikus elus oli just lahutus üle elatud. Et olid siuksed tohutu hingehaavad. Ja rääkisin andeks andmiseks ja ta raputas pead ja püha vaim ütles, et ta ei suuda andeks anda. Ja ma ütlesin, et tead, ma aitan sulle, et ma palun, et püha vaim aitaks sul andeks anda ja lahti lasta. Ja palvetasime selle lihtsa meeleparanduspalve ja sealt püha vaim on tark ja kaval, ütles, mine aga evangeeliumisega täiega ja räägi suutunnistusest, et kui sa oma suuga tunnistad roomlaste 10:9, et issand on Jeesus ja oma südames usud, siis sa saad õndsaks ja saad päästud. Sest igaüks, kes hüüab appi issanda nimi, see pääseb. Ja ütlesin, tead, ma loen sulle Jumala sõna ja lugesin selle kirjakoha. Enne lugesin selle meeleparanduskoha 1. Johannesest. Ja seal on kirjutatud, et kui sa oma patud tunnistasid, tema on ustav ja õige, kustutab kõik sinu üleastumist. Ja ma ütlesin, vaata, mis siin on kirjutatud, kõik sinu üleastumised. Ma ütlesin, et Jumala vaim näitas kohe, et ta on käinud posijate juures, nõidade juures. Ma ütlesin, mina ei nõiu, ei posi, ei tee mingit rituaale, mina loen sulle evangeeliumi. Mina loen siit raamatust, mis Jumal räägib nende olukordade kohta. Lugesin selle kirjakoha ette talle ja seletasin ära. Ja siis andis järgmise kirjakoha, see on Johannese 14:16, mitte teie ei ole mind valinud, vaid mina olen teid valinud, et te läheksite ja kannaksite vilja, et teie vili jääks ja isa annaks teile, mida te iganes palute. Ja ma ütlesin, et huvitav, et kes see siis annab sulle seda, mida sa iganes palud ja soovid. Et see on ju Jumal. Ja teises kirjakohas 14 Johannesega, kui te midagi minult palute minu nimel, siis ma teen seda. Ja ma ütlesin, no näed, et siin on igal pool, et Jumal teeb seda, aga ta tahab ka, et sa saaksid tema lapseks. Et kuidas on selle, et sa rääkisid, sa tahad Jumalat, aga mis sa sellele Jumalaga koos seosest mõtled? Kas ainult tervenemist või oma probleemide lahendust? Ei, ma tahan päriselt Jumalat. Ja siis me rääkisime päästest ja palvest ja ta tegi selle päästepalve ja südamest tegi. Nii et südamest oli näha kohe, et silmades vesi jooksis ja Jumal niimoodi puudutas ja lõpuks see kinnine inimene läks lahti. Ja siis hakkas rääkima, et mul on siis seljavalu, rääkis sellest seljavalust ja ma ütlesin, näed, et siin on jälle kirjakoht, et minge kõike maailma kuulutage evangeeliumi. Et mida Jeesus ütles, kuulutage evangeeliumi. Ja mida mina sulle praegust tegin, ma kuulutasin sulle evangeeliumi. Ja siin kirjutavad haigete peale, panevad nad käed ja need saavad terveks. Ja siin 20. salmis on Luuka 16, 20. Ja nemad läksid välja ja jutlustasid igal pool. Issand töötas ühes nendega ning kinnitas sõna tunnustähtede imedega. Ma ütlesin, et kui mina kuulutan, ma ei saa seda kuulutamise sõna ära jätta, et paneme nüüd raust-plaust, palvetame haiguse eest ja uksest sisse ja välja, et nii ei käi need asjad. Et Jumal kinnitas sõna ja siis tulid tunnustähed. Ja seletasin talle need kirjakohad ära ja siis me palvetasime hingehaavade eest. Tal oli neid hästi palju. Ja siis ma panin talle käe selja peale ja hakkasin palvetama, et siin sul on autoavarii olnud. Ütlesid jah. Ja ma ütlesin, et siin on tunduvalt, tunda kohe kahjustus ja ta ütles, et ei, mul on hoopis kahjustus jalas, et ma lonkan. Et ma ütlesin, kui sa lonkad, siis see annabki su selgvalu. Et siis ei ole asi korras, kui on kõvasti lühem teine jalg. Ja palvetasime temaga veel selle tervise eest.
Ja siis käis äkki plaks ja silmad läksid särama, muidu ta oli nii, et nagu kriips suu oli nii kurja täis siuke, et sealt pane kivimüürist, pane vasaraga läbi, aga ei löö läbi. Aga Jumala tegi südame pehmeks ja armastusega pani siukse paugu tüdrukule, naisele, et ta süda läks pehmeks ja ta lasi endast palvetada ja leppisime kokku järgmise korra, sest seda lugu tema sees oli hästi palju veel, mis tahtis puhastamist. Aga au Jumalale, ta võttis Jumala vastu ja oli päästetud, läks rõõmsalt ja ma rääkisin talle rahust, Johannese 14:27, ta ütles, ta ei suuda rahus olla. Ja rääkisin, et oma rahu sa annad ja oma rahu jätad, et kasuta seda kirja kohta, pane käsi südame peale, et kui sa seda ütled ja häälega, et sa pead nagu suutunnistus, et sa ütled selle välja, et sa peadki välja ütlema, ta ütleb suutunnistust, tähendab seda, et ma ütlen välja. Ja ma ütlesin talle, et ütle välja, sest ta ütles, et tal aeg-ajalt on ärevuse ood. Ja lasin tal käe südame peale ja öelda selle välja ja mitu korda ja läks nagu see esimene hirm ka, tal oli nagu hirm minu ees, et ei tea, mis ta nüüd teeb ja ma ju näen, mul on selline and, et ma näen, mida inimene mõtleb. Aga ma ei ütle, aga see on lihtsalt kasuks, sest ma näen, mis ja Püha Vaim ütleb, mis on järgmine samm, et niimoodi ma saan neid inimesi teenida. Ja saime selle hirmu maha ja pani käe südame, et oi, rahu tuli. Ja silmad läksid rõõmsaks ja pärast päästepalvet ei läinud silmad nagu särama ja see kopp nagu ei läinud tast pealt ära kõik see elumured. Aga peale seda, kui ta palus endal ise rahu ja tuli see rahu tema südamesse ja siis ta hakkas naeratas. Ma ütlesin, no näe, kui kena naine siit tuli välja. Siis ta hakkas naerma ja samal ajal helistas tal 9-aastane laps. Ja nii närvis, et ma ei tea, mis seal oli ja ma ütlesin, võta vastu, et räägi taga ja too oli seal mingi asja pärast närvis. Nüüd tänapäeva telefonid on nii tugevad, et kui sa teine räägib, on kuulda kõrvalt. Ja siis ütles, et rahu laps, rahu tuleb sulle, hakkas kasutama seda sõna, mida ma just lõpetasin tema endaga. Laps, rahune nüüd maha, rahu ja rääkis mitu korda rahu ja laps rahunes seal telefoni otsas maha ja siis me läksime nagu edasi ja leppisime kokku nagu järgmise kohtumise.